Hei, jälle sina siin. Sa uudishimulik tahad teada, millega ma nüüd tegelen, jah? Aga saladus on väljas. Ma lähen Kanadasse. Wow! See idee Kanadasse minna on olnud mul juba ammustest aegadest saadik. Aga see on kuidagi unistuste hõlma vajunud. Kui ma olin ekspeditsioonil Austraalias, siis see lihtsalt kuidagi jäi kõrvale. Aga nüüd, kui ma olen olnud Soomes juba vist 3,5 aastat, siis on aeg muutusteks, on aeg edasi liikuda. Ma tunnen, et ma olen kuidagi siia kinni jäänud. Aga mida teha, kui lill ei õitse, on see, et tuleb selle kasvu keskkonda muuta. Mõte seekord siis Kanadasse minna reaalselt oli 11. november 2021. Ja üllatus oli suur, kui viimane viisade sisseandmise kuupäev oli täpselt järgmisel päeval. Nii et 12. november, kui ma liikusin laevaga Soomest Eesti, et õe sünnipäeva tähistada, siis samal ajal ma täitsin 2 avaldust. Ühe endale ja ühe mu kaaslasele. Sest et mis oleks üks sigavinge trip ilma sigavinge kaaslaseta. Ja siin ma olen. Mul on veel paar päeva lennuni aega. Nii et ma mõtlesin, et ma jäädustan seda hetke enne kui ma lähen. Sellepärast, et siit hakkab nüüd hästi palju reisivideosid ja asju tulema. Et enam ma seda viga ei tee, et ma oma seda teekonda ja reisimist ei dokumenteeri. Nii et see aeg on läbi. Aga suur aitäh nendele inimestele, nendele kallitele inimestele, kes investeerisid mu unistusse ja aitasid selle kaamera soetada. Et ma saaks veelgi kvaliteetsemalt oma mälestusi üles jäädvustada. Aitäh teile! Ma hindan teid nii väga. Kallid olete. Kui 12. novembril panin 2 avaldust sisse, siis ma lihtsalt jäin ootama, millal päriselt kutsuti kandideerima. Ja kui see kutse tuli, siis mul oli vaja 5 dokumenti. Esiteks perekonnaankeeti, kus ma märkisin ära oma vanemad. Teiseks oli vaja ingliskeelset CV-d, kus ma märgin ära oma töökohad, õppimise ja kõik see aja, mis on olnud seal vahel, kui ma ei ole olnud tööl, ehk siis reisimine ja lihtsalt võib-olla töö otsimise aeg. Kolmandaks oli vaja dokumendi fotot, mis on Soomes, kusjuures mega kallis teha selles õiges mõõdus, mis oli palutud. Vist kõige kallim foto, mida ma olen maksnud mingi sellise hästi stoise pilguga pildi eest. Siis oli vaja biomeetrilisi andmeid teha. Ja selleks on Soomes ainult 1 koht. Eestis seda kohta ei ole. Nii et kõik, kes Eestis elavad, peavad olema ka Soome seda tegema või kuhugi mujale riikidesse. Et biomeetrilised andmed on siis pilt ja näpujäljed. Aga seda tehakse kõik valvsa kaamera pilgu all, nii et neid ei saa lihtsalt igal pool teha või näpujälgi ei saa lihtsalt kuskil politseis anda. Ja viimaseks oli vaja politsei sertifikaate kõigist riikidest, kus ma olen elanud rohkem kui 6 kuud. Ja mul on neid olnud lihtsalt 3. Esiteks Eesti, kus ma sündisin. Teiseks Soome, kus ma olen olnud praegu 3 aastat. Ja Austraalia, kus ma võtsin 6,5 aastat. Nii ja need olidki kõik dokumendid, mida oli selleks viisaprotsessiks vaja, aga mille saamine võttis üpris kaua aega, eriti just need politsei sertifikaadid, kuna aega need dokumendid saata on 6 aega, isegi vähem oli, siis jah, see võttis ikka pikalt aega ja närve muidugi. Aga õnneks
viisad on käes, lennupiletid on olemas, tervisekindlustus on olemas. Kott küll pakitud ei ole, sest me oleme viimase minuti vennad, me ei ole nii targad, eks ole. Aga ma olen mega elevil mega elevil. Ma ei tea, kas see on mulle päriselt kohale jõudnud, et nüüd ma olengi kuskil nullpunktis, töötu, elukohatu, mul ei ole midagi hinge taga. Kõik, mis mul on, mahub ühte kohvrisse ja seljakotti. Ja ma olen õnnelik. Mul ei ole sellist hirmu, et oh my god, mis nüüd saama hakkab, kuidas saama hakkab, kas me saame ikka hakkama. Sest et ma olen enesekindel, et me saame hakkama. Halvim, mis saab juhtuda, on lihtsalt üks hea lugu, mida hiljem rääkida. Nii et ma olen väga elevil nagu. Aga mis plaan meil on? On kõige suurem küsimus muidugi. Ja vastus sellele on see, et me ei tea. Kuidas me ei tea? See tundub hästi utoopiline kellegile, kellel on elu nagu päev päeva järgi ära planeeritud ja teab iga oma järgmist sammu. Aga meie jaoks on nagu mega põnev kõike lihtsalt spontaanselt teha ja jooksvalt vaadata. Me küll teame, et meie lend on siis Eestist, Soomest, Montreali, Kanadasse, Quebeci. Me teame, et me läheme kõigepealt mu kallima sugulase juurde, kellel on siidrifarm seal. Veedame seal paar nädalat ja samal ajal siis saadame tööavaldusi ja teeme vajalikud dokumendid valmis ja siis vaatame jooksvalt edasi. Vaatame, mis elu toob. Kõige paremad asjad elus reaalselt juhtuvadki siis, kui me neid ei planeeri. Kui kõik on reaalselt nii planeeritud, nagu me oleme detailselt läbi mõelnud, siis see tundub minu jaoks kuidagi väga igav. Et üllatused on vinged ja ma olen nendeks ikka väga avatud, väga valmis. Varsti juba minek, nii äge. Kui kellelgi on küsimus, kui palju raha läheb selle peale, et Kanadasse minna, siis ma panin kõik kirja. Ma panin kirja, millised on viisakulud, lennukulud, tervisekindlustus, mis on kohustuslik muidugi piiri peal ette näitamiseks ja ka summa, mille me peame kaasa võtma ja piiri peal ette näitama. Nii et ma näitan kohe. Viisa ja biomeetrilised andmed 237, dokumendi foto 26, politsei väljavõte Eestist vandetõlgiga 30 €, Soomest 12, Austraaliast 27. Lennupiletis skoorisime 491-ga, tervisekindlustuse 262-ga ja nõutud summa kontol on siis 2601 €. Fun fact. Ma ostsin sellised piletid, et ma isegi ei tea, kas ma saan oma kaaslase kõrval istuda. Sellepärast, et see maksis reaalselt 100 € lisaks. Ja kuna me oleme nüüd põhimõtteliselt jälle backpackeri staatuses ja proovime võimalikult väikeste kulutustega võimalikult kaugele jõuda, siis milleks nagu priisata. Me näeme üksteist edaspidi nagu terve aasta Kanadas pluss ülejäänud kogu elu. Nii et ma arvan, et see oli ebavajalik. Ma arvan, et me saame lennukis lihtsalt viisakusest kellegi käest küsida, ehk me saame kuskil koos istuda. Nii et ma arvan, et saame hakkama. 100 € säästnud. Võib-olla see võib olla meie nädala, 2 nädala, 3 nädala toidu eelarve, eks ole. Nii et jah, win-win. Täna on siis esimene päev töötuna. Eile oli mul tööl viimane tööpäev. Jätsin kõigiga hüvasti. Või noh, mis hüvasti. Me näeme raudselt kunagi veel. Aga jah,
nüüd ma olen töötu. Mul on siis täna on reede, 27. mai ja 31. on mul lend. Mõned plaanid siis veel enne Kanadasse minekut on midagi sellist. Täna on reede, 27. mai. Täna tuleb mu kallim Eestist, kes on siis teinud kõik ettevalmistused ära, et emal oleks puid terveks aastaks, kõik tööd oleks tehtud. Siis mul tuleb ka õde, kuna laupäeval ehk siis homme on mu vanaemal 75 aasta juubel ja hästi mõnus on see, et kõik mu Soome perekond on seal koos. Nii et hea on veel nägemist öelda. Siis, mis plaan veel on? Ma pean kõik viisapaberid välja printima, konto väljavõtte tegema, kindlustuse välja printima. Siis pankadele võiks iseenesest teada anda, et olen välismaale minemas, et kontosid kinni pandaks, kui mingid välisneed maksed on. Siis, mis veel? Muidugi, kott tuleb ära pakkida. Ma pole veel täitsa kindel, kas kõik kohvrisse ja seljakotti ära mahuvad, aga lihtsalt ma loodan parimat nagu. Sest et mitte, et mul oleks praegu enam palju asju siin Soomes. Ma olen kõik asju juba ära müünud, annetanud või lihtsalt koju saatnud. Nii et kõik see, mis mul veel siin ümberringi on, see tuleb kuidagi kõik kokku panna. Aga mõned asjad on siiski väga rasked, nii et ma loodan, et see ei ületa seda kaalu, mis lubatud on. Näiteks mingid JBL kõlarid ja droon ja mis iganes asjad. Nii et ägedad asju hakkab sündima, kui siuke tehnika on koos. Ja mis ma veel pean tegema? Ma ei teagi. Võiks iseenesest lahkumispeo teha, aga selle jaoks mul aega ei ole ja mingi väga suur pidutseja ma ka ei ole, nii et mis me ikka pidutseme, nii näeme varsti uuesti. Aga jah, nii oli siis sellest. Ma isegi ei tea, miks inimesed küsivad, et miks kõik noored ära jooksevad kodumaalt, sellepärast et see peaks olema nagu ilmselge, et elu nende eest ära ei jookseks. Miks me peame olema kogu aeg ühe koha peal, kus meie juured on, kui meile tegelikult mingid juured alla kasvanud ei ole, nii et me võime lihtsalt lennata, järgida oma südamehäält, unistusi ja lihtsalt need teoks teha. Milleks elada kellegile teisele, kui meil on ainult üks elu ja kui me teeme seda õigesti, elame selle iseendale, oma tunnetele, siis üks on piisav. Ega Soomes mul enam väga palju plaane ei olegi. Lihtsalt nautida, puhata, lõõgastuda, võib-olla teha asju, mille jaoks mul aega ei ole olnud, kuna ma olen sokutanud ennast ka nädalavahetuseti tööle. Nii et seda ma teengi. Aga ega ma teegagi hüvasti jätta, sellepärast, et me näeme ka varsti ju. Aga võib-olla ma lisan siia paar klippi veel lõppu, millega ma veel siin enne minekut tegelen. Võib-olla mitte, ma ei tea. Aga minu lobast on küll kõik. Aitab küll, kaua võib. Loodan, et teil huvitav. Ja peatse nägemiseni. Ha ha ha!